Tere hommikust, head idavirukad, head partnerid nii siin saalis kui ka loomulikult ekraanide vahendusel. Mul on väga hea meel, et me täna avame juba 10. kultuurifoorumi, juubelifoorumi. Ida-Virumaa on idavirukate jaoks väga oluline, aga väga oluline ka kogu Eesti jaoks. Nii nagu ka Hiiumaa, Viljandimaa, Põlvamaa ja Pärnumaa. Kindlasti on Ida-Virumaa tänasel hetkel võib-olla strateegiliselt väga tähtis ja me peame kõik koos mõtlema, kuidas siin edasi minna, mida peaksime veel tegema selleks, et Ida-Virumaad toetada, et Ida-Virumaa oleks tugev. Kultuuriministeeriumi jaoks on tegelikult Ida-Virumaa olnud alati oluline piirkond. Ja seda kindlasti näitab ka täna juba 10. korda toimuv kultuurifoorum. Ma arvan, et me oleme tulnud tõesti siia, et jääda, sest me lõimujad ja sidusa ühiskonna eestvedajad teame, et tegelikkuses ei juhtu lõimumine nipsust, vaid see nõuab aega, järjekindlust, järjepidevust ja usalduse tekitamist. Ma tõesti tänan siiralt kõiki neid, kes on 10 aasta jooksul siin foorumil üles astunud, läbi viinud, osalenud ja kaasa mõelnud. On tõesti olnud väga põnevaid nurki, kuidas me oleme Ida-Virumaa teemasid avanud, kultuuriteemasid avanud. Ja mille üle on võib-olla kõige rohkem hea meel on see, et nendest erinevatest aruteludest, mis on foorumite raames toimunud, on väga mitmed ideed tänaseks ellu viidud. Ja need ideed ja tegevused, millest me ka täna foorumil räägime, on saanud tegelikult oma hoo sisse just nendelt aruteludelt siit. Nii et ei ole, et parandame ja arendame ja mõtleme, vaid tegelikult on olnud nendel foorumitel väga reaalsed tulemused. Ja olles olnud lõimumise valdkonnas väga pikalt, siis minu jaoks ongi tegelikult kogu selle sidusa ühiskonna loomise üheks baasiks või aluseks just nimelt erinevate kontaktide ja võrgustike loomine, millel on ka väga oluline roll siin kultuurifoorumil. Kultuuriministeerium ei ole algatanud siin Ida-Virumaal ainult kultuurifoorumid, vaid ka erinevaid kohalike omavalitsuste foorumeid, ametnike välitöid, erinevaid koostöötegevusi, kus inimesed kokku saavad. Ja ma arvan, et kuigi täna on mul au teha see sissejuhatuse ettekanne, siis Kultuuriministeerium ei ole tahtnud kunagi olla nende sündmuste keskmes, vaid pigem liimiks see, kes erinevad partnerid kokku toob. Ja mul on siiralt hea meel, et mitte ainult Kultuuriministeeriumi ametnikud või ministrid ei ole siin käinud, vaid nende erinevate sündmuste raames oleme toonud siia väga palju teisi ministreid, ministeeriumi ametnikke, partnereid, organisatsioone, kultuuriasutuste juhte. Ja see on kindlasti meie eesmärk ka tulevikus. Ja uskuge, me ei ole lõpetanud, meil on ideid veel. Ida-Virumaa, ma olen seda tihti alati rõhutanud, et Ida-Virumaa ei ole mitte rikas ainult oma ressursside poolest, vaid selle poolest, et siin elavad väga tublid, põnevad inimesed, kellel on ka väga eriline kultuuriline taust. Ja mulle on väga meeldinud, kuidas Anneli on ka kirjeldanud, kes on selle foorumi juht, et Ida-Virumaa on olnud kultuuride ristteeks pikki sajandeid ning tänu sellele rikas nii oma kultuurilt kui ka keelelt. Ja mina usun, et Eesti kultuur on nii tugev, et tänu nendele erinevatele kultuuridele, mis on siin olnud, ka Eesti kultuuri elujõulisus kasvab. Nüüd tulles tänase foorumi teema juurde, milleks on siis sport ja kultuur, kuidas kasutada just neid sidusama kogukonna loomisel siin Ida-Virumaal. Mul on olnud au käia erinevatel ka rahvusvahelistel sündmustel Euroopas ja minu kolleegid on küsinud, et miks lõimumine ja kohanemine on just Kultuuriministeeriumis.
Olles nüüd aastaid Kultuuriministeeriumis olnud, siis ma ütlen ausalt, et ma arvan, et lõimumine ja kohanemine on kõige õigemas kohas, sest just nimelt kultuur ja sport on see, mis aitab erinevate inimeste vahel sildasid luua. Nii et mulle väga meeldib, et me täna just sellele teemale ka siin fokusseerime. Me räägime olulistest sündmustest, mis kultuuri- ja spordivaldkonnal sellel aastal ees ootavad. On suur hea meel, et oleme keskendumas kogu Kultuuriministeeriumiga just liikumisele. 2023 aasta on kuulutatud liikumisaastaks ja sellest täna ka meile Alo pikemalt siin räägib. Loomulikult on meie mure see, et alla poolte Eesti inimestest liiguvad piisavalt ja me saame aru see, et inimesed ei ole terved, see viib meilt riigieelarvest ära liiga palju raha, mida me tegelikult saaksime kasutada kas või kultuuri elujõulisusse investeerimisel. Seega räägime sellest, mida võiksime siis sellel aastal ära teha, et rohkem inimesi liikumispisikuga saaksid nakatatud, sest tegelikult on liikumine absoluutselt jõukohane kõigile. Ma olen selle lause juures teinekord jäänud mõtlema, et kas erivajadustega inimestele on ikkagi liikumine elujõuline, aga selle peale on alati sportlased mulle öelnud, on küll. Liikumine ei tähenda kõndimist või jooksmist, vaid ka liikumisel on väga palju erinevaid vorme. Kindlasti me ootame suure põnevusega ja elevusega laste ja noorte tantsu- ja laulupidu Püha on see maa. Laulupeo traditsioon on kindlasti üks võimsamaid Eesti kultuuritraditsioone. Ja mul on hea meel, et kõikide kriiside kiuste sellel aastal pidu toimub. Minul endal on 2 tütart, kes suure sooviga tahavad peole minna. Ma veel ei tea, kas nad sinna saavad laulma ja tantsima minna, aga ma väga loodan, et saavad. Kindlasti on oluline rääkides laulupeos see, et pidu üksi ei ole tähtis. Oluline on liikumine ise. Ja ma arvan, et me Ida-Virumaal siin täna võiksime ka mõelda sellele, kuidas laulu- ja tantsupeo liikumist üldiselt võimestada, tugevdada. Ma murega kuulan seda, kuidas ühes või teises kohas enam ei ole koori või tantsurühma või kuidas meil ei ole piisavalt juhendajaid. Nii et ma loodan, et täna avaneb ka võimalus mõelda sellele, et kuidas tuleks rohkem neid inimesi juurde, kes ka igapäevaselt seda liikumist elus hoiaksid. Räägime kindlasti ka uutest algatustest. Piia tutvustab meile seda, kuidas on Filmifondil läinud ja Loomefondil, ka siin on mitmed erinevad tegevused meil plaanis ja juba töös. Räägime väga olulisest küsimusest, nagu see on haridus, kus ootavad meil ees väga suured reformid. Minu hea sõber Irene on tutvustamas seda, milline on hariduse võimalused, aga ka väljakutsed. Igipõlise lõimurina võiksin öelda nii, et me oleme aastaid oodanud, et need muudatused kätte jõuaksid. Täna nad jõuavad, need ei saa olema kindlasti kerged, aga need on väga vajalikud ja tagasiteed siit enam ei ole. Loomulikult kõikide nende heade ja põnevate ja vajalike algatuste kõrval oleme me igapäevaselt mõtlemas ka sellele, et Euroopa südames Ukrainas käib sõda. See sõda käib loomulikult ühe riigi vabaduse pärast, aga ka selle riigi ja rahva kultuuri pärast ja kindlasti ka tänu kultuurile. Ja me kindlasti oleme väikse Eestina selles sõjas mitte kõrvaltvaatajad, vaid suureks toeks Ukrainale. Aga loomulikult mõjutab see sõda Eestit väga palju ka selles osas, et siia on tulnud 67 000 Ukraina põgenikku, 3% meie rahvastikust. Ja see kindlasti mõjutab Eesti rahvuskultuuri, selle jätkusuutlikkust, mõjutab ühiskonna tasakaalu. Me ei saa kõiki neid küsimusi lihtsalt kuidagi sahtlisse panna. Isegi siis, kui me mõistame, et me peame Ukraina põgenikke aitama ja see on vähim, mida me saame teha, peame me mõistma ka seda, et see kõik on meie ühiskonda mõjutamas ja me peame siin olema väga proaktiivsed ja nende väljakutsetega tegelema.
Meie jaoks on loomulikult Kultuuriministeeriumi puhul oluline just keeleõppe ja kohanemisprogramm. Me ei andnud alla selles küsimuses, et eesti keele õpe peab kõikidele Ukraina ajutise kaitse saanud põgenikele olema kohustuslik. Me ei tohi teha neid vigu enam, et tulevad siia inimesed, kes kohanevad, aga tihti kohanevad ka mitte eestikeelse kogukonnaga, vaid teisest rahvusest inimestega. Täna me peame tegelema kohanemise ja lõimumisega kohe, et segregatsioon ühiskonnas ei kasvaks. Ma usun, et lõimumisvaldkonnale on täna Ukraina põgenikud justkui tegelikult olümpiamängud, milleks me oleme ette valmistanud aastaid ja ma usun, et me saame selle väljakutsega hakkama. See on keeruline, aga me oleme aastakümneid tegelenud lõimumisega. See ei ole meie jaoks uus teema. Siin on väga palju häid ja tublisid inimesi, kes on aastakümneid sellesse valdkonda panustanud. Aga nüüd eelseisvast vabariigi sünnipäevast. Tihti me Kultuuriministeeriumis ja erinevad ministrid alustavad oma sõnavõtte sellega, millega 23. veebruaril avati või lausuti Pärnus teatrimaja Endra rõdult loetud manifest. Manifest, mis oli loetud kõikidele või mis pidas silmas kõiki Eestimaa rahvaid. Ja ma arvan, et seda põhimõtet, et Eesti on kõikidele siin elavatele rahvastele avatud, sõbralik ja tähtis, seda mõtet me oleme kandnud ja silmas pidanud kõik need aastad siin Eestis ja ma usun, et peame silmas ka edaspidi. Jah, on olnud keerulisi aegu, on olnud erinevaid ja on siiamaani erinevaid jõude, kuid see on olnud väga oluline põhimõte nende inimeste jaoks, kes on kultuuri eest vedanud, kes on lõimumist eest vedanud. Ja ma usun jätkuvalt, nagu ma olen ka öelnud, et Eesti kultuur on nii tugev, et me suudame hakkama saada erinevate kultuuridega ja need erinevad kultuurid, mis siin Eestis on, rikastavad meie kultuuri. Nii et ma soovin kindlasti kõigile ka kaunist vabariigi aastapäeva. Nii väikese rahva jaoks on see tõesti ime, mille nimel tuleb iga päev pingutada. Ja lõpetuseks tahan tänada veel kord kõiki neid, kes Kultuurifoorumil täna üles astuvad, kõiki osalejaid, kes täna on siin kaasa mõtlemas. Ma väga tänan Anneli Reimat, kes kõik need 10 aastat on Kultuurifoorumit vedanud, inimesi kokku toonud, pidanud maha väga raskeid vaidlusi väga keerulistel perioodidel. Ma tänan väga Piia Tamme, kes samamoodi on olnud nende foorumite juures oma hinge ja südamega. Ma soovin teile täna põnevaid arutelusid. Ma loodan, et siit tekivad uued ideed, mõtted ja lahendused, millega me kindlasti edasi lähme. Mul on palju usku ka sellesse teatrisse, mis täna siin foorumi lõpus üles astub. Olles kohtunud tänavatel väga paljude Ida-Virumaa kandidaatide poliitikutega, mul on usku, et nad seisavad õigete ja oluliste asjade ees siin Ida-Virumaal. Ma loodan, et me suudame omavahel teha ka palju koostööd, sest me täna ei ole konkurendid omavahel. Me oleme täna konkurendid kui siis teiste piirkondadega või teiste riikidega. Me peame hoidma kindlasti kokku, et need olulised asjad, millest me oleme siin aastaid rääkinud, teoks saaks. Nii et kindlasti palju edu ka kõigile erinevatele erakondadele, poliitikutele sellel keerulisel ajal. Aga olen väga lootusrikas, nüüd aga ilusat foorumit, põnevaid arutelusid, head päeva. Aitäh teile! Suured tänud, proua kultuuriminister. Ja nüüd saab tervituseks sõna Jõhvi abivallavanem Ingrid Spits. Palun. Head Ida-Virumaa kultuurifoorumist osalejad. Mul on hea meel tervitada teid täna siin Jõhvis kontserdimajas 10. Ida-Virumaa kultuurifoorumil. Tere tulemast
teile kõigile Jõhvi Ida-Virumaa maakonnakeskusesse. Jõhvi ei ole küll Ida-Virumaa linnade hulgas suurim, kuid asudes Põlise Alutaguse maa ristumisteedel on olnud läbi aegade piirkonna kaubandus-, teenindus- ja administratiivkeskus. Ja Ida-Virumaa keskusena püüame oma poolt omavalitsusena teha kõik, et inimeste elukeskkond oleks väärtuslik ja tugevdaks Jõhvi ja tema ümbritsevate omavalitsuste koostööd ja vastaks elanike ootustele ja vajadustele. Ida-Virumaa on enam kui 100 olnud seotud põlevkivi tootmisega ja kinnistunud kogu Eesti teadmisesse, et ta on ainult vabrikute, kaevanduste ja elektrienergia tootmisega seotud piirkond. Aga Ida-Virumaa on hoopis midagi rohkemat. Ida-Virumaa on põneva ajaloo, kauni looduse, huvitava kultuuri ja spordielu, tugevate omavalitsuste ja tarkade, edukate ja loominguliste inimeste maakond. Jõhvis oleme uhked oma uue ja kaasaegse riigigümnaasiumi vastavatud põhikooli üle. Meil on olemas nii spordihall, muusika- ja kunstikool, kultuuri- ja huvikeskus ja palju muud loovust ja ettevõtlikkust kujundavad haridusasutusi. Jõhvis asub ka maakonna keskraamatukogu, millele loodame peagi saada täiesti uue ja moodsa maja, mille me planeerime ehitada Jõhvi niinimetatud hariduslinnakusse, riigigümnaasiumi, põhikooli, kunstikooli ja kontserdimaja lähedusse. See on meie suur unistus ja me oleme kindlad ja teeme selleks kõik, et unistus meil ikkagi täituks. Kõige tuntumaks ja olulisemaks kultuuriobjektiks Jõhvis on siinne kontserdimaja, mis meelitab publikut nii lähedalt kui kaugelt ning toob meile koju kätte nii Eesti kui ka maailma kõrgkultuuri. Kontserdimaja on ka konverentside, näituste ja muude pidulike ürituste toimumispaigaks. Kindlasti on Jõhvi kontserdimaja toeks siinsele ettevõtlusele ja arenevale loomemajandusele. Meie eesmärk on pakkuda piirkonna mitmekeelsele elanikkonnale maailma tasemel haridust, häid töökohti, põnevat kultuurielu ja atraktiivset elukeskkonda, et hoida siin meie endi talente, andekaid insenere, ettevõtjaid, nii noori kui ka vanu. Selleks on aga vaja leida häid koostööpartnereid, olla avatud ja uuendusmeelne. Et siia jõuaksid filmitegijad, kirjanikud, eripalgelised festivalid ja etendused, spordivõistlused ja et areneks loomemajandus. Kultuur kannab endas alati positiivset kuvandit, kasvatab ärksaid, avarapilgulisi, andekaid ja koostööd teha oskavaid ja seda väärtustavaid inimesi. Soovin teile kõigile huvitavat ja töist päeva, põnevaid mõtteavaldusi ja tegusat päeva jätku kõigile ja soovin veel ka saabuvat vabariigi aastapäeva, et see tuleks kõigile tore ja rõõmuküllane.